siis ma pean kohe nagu kohvilonksu võtma, siis ma tulen natukene nagu närvis. Igal juhul. Issand jumal. Ma tundsin kuidagi täna, et kas täna või mitte kunagi põhimõtteliselt. Aga ma panen teleka natuke vaiksemaks, Leo vaatab siin mingit multikat. Igatahes täna on issand. Täna on 14. juuli ja miks ma praegu nii üllatunud ja ehmunud on, siis meil on täna aastapäev Mihkliga. Issand, ma olen see täiesti ära unustanud. Okei, no see ilmselt on päris hea sissejuhatus siia videosse, sellesse, kus ma oma eluga võib-olla siin paar kuud olen olnud. Aga jah, meil siis täna on aastapäev. Okei. Puhkepäev või? Sinul on puhkepäev või noh, minul on ka puhkepäev ja mul on puhkus ka. Aga ühesõnaga, kell on praegu 10 midagi. Sul on ka puhkus ja kell on igal juhul 10, täna on teisipäev. Täna on teisipäev ja ma mõtlesin, et ma ei tea, jagan paari päeva, tänast päeva, äkki homset päeva. Ühesõnaga, jagan midagi. Mis me siin vahepeal teinud oleme ja kuidas meil läinud on ja mis me täna teeme. Sest et plaani ei olnud ühtegi, aga nüüd ma mõtlen, meil on aastapäev, et peaks midagi tegema. Igatahes siin jah, vahepeal on üht-teist ikkagi toimunud. Minul see esimene ülikooli aasta läbi, siis oli minu sünnipäev, Mihkli sünnipäev, tähistasime Jaane. Igasuguseid asju, aga mis vist kõige põnevam on see, et me saime oma sisustamisega, millega me nüüd olemegi väga nagu pingsalt viimased 2 kuud tegelenud. Oleme jõudnud põhimõtteliselt finišisse. Mingid nipet-näpet, mingid asjad on puudu. Kõik suuremad asjad on olemas ja kuidagi nii hea tunne, et sellega nüüd saab ühele poole ja kodu on kuidagi nii mõnus ja ilus ja tore, et valgustid on laes ja meil on nüüd elutoas vaip, esikus on garderoob, kontor on juba nagu kontori moodi ja noh, muidugi kõige suuremad asjad, need vannitoad on nüüd sisustatud. Valamu, segisti, kõik see kivi ja kapid, et kuidagi ja ma olen lihtsalt nii õnnelik, et me võtsime sisekujundaja, sest et sellised valikud, mis meil täna siis on, ma ei oleks kunagi, ma arvan, mitte kunagi ise teinud. Ja nüüd ongi mõned asjad on nagu veel tulemas. Kontorisse on vaja üks kapp veel kokku panna, kontoritool ootame, elutuppa siia seina, sinna seina, siia. Jah, tuleb üks siuke suur pähklipuust või pähklipuutooni selline suur nagu seinariiul. Ja siis kuna me vahetame välja ka dušisegistit nii all kui ka üleval vanni oma, siis neid ootame ka veel. Ma praegu vaatan, et meil on aias ka ju, meil on nüüd elupuud, hekk on olemas, et kõik siuksed väga suured asjad, mis ennem nagu kuidagi, pane kinni see palun,
olid kuidagi nagu raskusena, et peab tegema, on nüüd nagu tehtud, et see on hästi tore. Tahad süüa või? Tule ütle tere. Ütle tere, sind pole ammu näinud keegi. Ütle. Kas sul on laste eest puhkus? Ei. On küll. Mis me teeme täna? Tulen kohvi juurde. Sina ei joo kohvi, Leo. Ei joo kohvi sina. Sind kaua see Brianna magab, huvitav. Aga teeme siis midagi süüa ja vaata, mis me tänase päevaga teeme. Lähme äkki poodi või? Jah. Tahaksid minna poodi või? Emmaga poodi. Mis me ostame poest? Võtame kommi. Kommi või? Ei võta kommi. Võtame ikka kommi. Mõtlesin, et ma näitan siin on meie esikugarderoob. Selline istumiskohaga. Valisin endale sellise pronkspeegli ja sisu, mis ma loodan, ma midagi liiga hullu ei näita, on selline tavaline. Nii, teiselt poolt ka, no me ei ole siia isegi veel kõiki asju nagu pannud, aga väga rahul, väga ilus. Just see nagu pronkspeegel on minu meelest väga kaunis. Siia mõtleme veel mingisugust sellist nagu, eile just Silviaga siis arutasime ka, et sellist nagu erikujulist vaipa, siis kuidas ta võiks siit tulla, ei tea, ja siia ilmselt kas mingisugune maal, pilt, perepildid, ühesõnaga siia tuleb midagi ka veel välja mõelda, aga siis esik on selles mõttes all in all valmis. Nii, ja sealt juba paistab meie esimene valgusti, selline lae lamp või söögikoha valgusti. Ma ei tea, väga rahul sellega. Siin on siuke tavaline teine, siin on meie vaibakene. Tuli söök. Söök tuli või? Et selline laevalgusti. Miks see hästi läheb? Silvia tõi selle näitu. No liivipuu, nusta. Aga see on nagu selle ASMR videotes, kus nad nagu, aga see on vist... Nägu oli küll siuke, et see küll hea. Issand, siin peab jälle juuksurisse viima. Mind ka enne. Mul on siit otsad täitsa, ma ei tea, kust kohast. Nii, panen selle tagasi. No, kus magasid? Hästi. Mul on siin väga hästi. Oota, panna natukene. Kus see on? On siin. Issand, kui palav siin hakkas. Joo. Lipikas. Mõtlen, kas me saame ta välja. Ei saa. Ta tuleb mulle peale. Ei mä ära niimoodi. Emme! Mul on ka! Oota. Ei saa. Ei tea, vaata. Joo, kohe saame su välja. Lemmik. Ups. Saad. Joo. Jaa! Issand, lendab seal. Ma ei ole üldse niisugust viblikat näinud, aga... Nii. Leo. Miks sul müts niipidi peas on? Sest ta on Emmel on veel natuke teha. Ära võta seda. Ära seda reha sina võtta. Emme veel natukene reisub ja siis on tehtud. Teeme koos. Koos ei saa. Ma teen ära ja siis äkki käime poes, ostame midagi head juua. Tahaksid või? Mahlasta. Mahla. Kinderpuheenaasid oli. Mida issi ostis?
Tuumamaik. Omad kukkus. Tere puhtaks kohe. Appi. Pead siin kohal sööma, siis ei tilgu maha, vaata. Söö siia, pane siia. Ma eelistan, kui nad seal tuvastavad mulle, ma eelistan ise oiksida. Et seal on teine variant olemas. 2 varianti tegin. Et e-neistsiga ma saan nendega. Käisime vahepeal Armuudus söömas ja nüüd Leo läks oma lõunaunne. Ja ma mõtlesin, et ma tulen istun siin terrassil natukene väikest, aga küll ei ole praegu korraks piilab, aga ma mõtlesin, et tulen pikutan siin parem. Ma ei teagi, kas ma olen seda jaganud, aga on nii veider on, et ma ei tea. Ma päris pikalt olen nagu maadlenud sellise mõttega, et kustutada ära oma Instagrami konto. Ma ei ole seda veel teinud ilmselgelt. Aga ma ei tea, ma kuidagi tunnen, et see võtab minult rohkem, kui ta mulle annab. Ma ei tea, kuidas teie nagu sellesse suhtute või ma ei tea, kas see on nagu vanusega tulnud. See Instagrami maailmast on nagu kuidagi minu jaoks oma aja ära elanud või. Aga ma ei pea seda täna otsustama. Just mõtlesin, et ma jagan, et kuidagi naljaks jah. Mulle selles mõttes YouTube meeldib nii palju rohkem, et kuigi jah, siin on ka ikkagi väga valitud need kaadrid ja hetked ja kõik see, mida siin jagatakse ja mida mina jagan. Aga see kuidagi on minu jaoks kuidagi vabam, siiram ja ehedam. Sellepärast mulle meeldib vaadata ka palju rohkem kas YouTube'ist mingeid vlooge või midagi muud kui lihtsalt Instagramis mingeid pilte. Ma ei tea, te võite mõtteid jagada, kuidas teie nagu sellesse suhtute. Siis, kus see päike hakkas nüüd kütma muidugi. Igatahes. Nagu räägitud, siis täna on jah 14. juuli ja siis ma kogu aeg tunnen, et keegi lendab mul siin sorry, sellepärast ma vaatan sinna. 14. juuli ja meil on siis aastapäev, mille ma olin täiesti ära unustanud. Meil sai siis Mihkliga täna 12 aastat koos oldud. Ja me mõtlemegi, et mis me nagu teeme. Polnud üldse nagu plaaninud täna midagi tähistada või midagi teha. Kell on tegelikult 4:30, nii et mul peaks Teo üles ja tea kaua võivad magada plaaniks muidu, issand, käsi päris. Päris mõnus on olnud siin paar tundi ennast lebatada. Pilved läksid kõik ära ja nüüd on full päike. No, kuidas te tüsid? Hästi. Magasid päris kaua, on ju? Ja kaua. Mis me teeme nüüd? Kodus oleme. Kodus oleme. Kuhu sa tuled? Tulid sa pikutama või? Jah, tikkiga. Tekiga koos või? Jah, autoga. Mina võtan lambas. Mis asja sa võtad? Mina võtan lambas. Lamba? Ma ei oska siia peale tulla. Mis sul plaan selle? No nii, kell on vahepeal saanud 7:30 ja Mihkel läks just poodi, et tuua mingit õhtusöögimaterjali, sest me ei ole veel õhtust söönud. Ja kuidagi
chillisimegi lihtsalt terve päeva põhimõtteliselt aias, nii et ei teinudki midagi muud. aga ma vaatasin seda eelmist klippi või mingit üle-eelmist klippi, kus ma õues rääkisin sellest Instagrami konto nagu kinnipanemisest või kustutamisest ja üldse sellest sotsiaalmeediast, mis ma arvan, et kuidagi, ma ei osanud ennast vist hästi väljendada, aga mis ma mõtlesin, oli tegelikult see, et mitte ainult see sisu, mida ma seal Instagramis ise näen, kuidagi ei kõneta mind enam, vaid ma ei oska ka ise enam midagi sinna postitada või ma ei tea, ei oska, ei taha, ei näe nagu miks seal taga, et miks see nagu, miks seda vaja teha on või et noh, need mõned korrad võib-olla kuus on olnud nagu siuksed, et nagu tahaks midagi, ma ei tea, mis on erilisem olnud, et kuidagi tahaks, aga samas milleks seda postitada, milleks seda nagu jagada, kas kedagi üldse huvitab, et noh, miks kedagi peaks huvitama, ühesõnaga mul on nagu kuidagi selline dilemma minu peas selle Instagramiga nagu tekkinud. Ja see on jah, väga huvitav, et noh, TikToki mul ei ole selles mõttes, et ainuke võib-olla sotsiaalmeedia, kus ma üldse nagu olen postitanud või nagu aktiivne olnud niimoodi, on olnud see Instagram ja kuidagi ma ei tea, äkki see läheb mööda. Ma ei tea, nii huvitav oleks kuulda, et kas kellelgi teist on nagu ka tekkinud selline, ma ei tea, tunne. Ja või olen ma üksi hulluks läinud. Nii et jah, vaat. Aga kell on siis jah 7:30, Mihkel vist äkki grillib midagi, sööme ja õhtul on Prantsusmaa ja Hispaania mäng vist kell 10, nagu ma aru saan. Nii et see on siis meie anniversary. Aga tegelikult, kuna me oleme, ma ei tea, siin mitu päeva järjest igasuguseid asju tähistanud ja igasuguseid asju sünnipäevadel käinud ja ma ei tea, eile olime vist kella 1-ni umbes, hängisime siis sõpradega ja siis täna kuidagi lihtsalt, kuna meil kummalgi ei olnud liiga hästi nagu see päev ette valmistatud, siis otsustasime, et oleme täna kodused, midagi ei tee, lapsed on niikuinii kodus, nii et ega me siin väga kuhugi minna ei saagi ilma lasteta selles mõttes. Nii et olen kodus, teeme siukse mõnusa õhtu. jah, ja ma siin jah käisin pesus ära, võtsin selle kõik selle päevituskreemi, mis siin päev otsa oli üksteise peale nagu kogunenud kihiti. Lasin selle kõik maha pesta ja kuidagi mõnus on olla. Mingi lebokad riid selga ja saab lihtsalt hängida. Vaata, aga kui me siin üleval vannitoas juba oleme, siis ma mõtlesin, et ma näitan teile ka vannituba. Sest et mitte, et te vist üldse kunagi seda ülemist vannituba nii väga näinud oleks, võib-olla ka mitte aumist. Me nagu väga ei ole niimoodi kodutuuri kunagi teinud, aga kuna meil siin on nüüd kõik enam-vähem valmis ja vahetatud, siis miks mitte näidata teile. Ühesõnaga, sorry, lapsed kilkavad siin taga. Ma ei tea, see muidugi, ma ütlen ausalt, et see kaameras see pilt on natukene nagu jahedam, kui ta tegelikult on, aga igal juhul siis ostan äkki välja, siin võib-olla natuke parem näha. Selline kapikene, siis on selline ilus kivi, valamu, segisti. Valisime jah siuksed natuke teistsugused võib-olla toonid, et mitte sellised tavapärased toonid. Et kuna meil on see plaat on selline päris hall,
ja selline külm hall, siis kuna mulle endale meeldivad pigem nagu ikkagi soojad toonid, siis me mõtlesimegi, et kuidas me saaks niimoodi seda mõnusat soojust siia tuua, et ei peaks hakkama võimalust plaate vahetama. Igal juhul selline ta on. Selline peegel. Kui teid huvitab, kus miski pärit on, siis palun andke mulle märku. Ausalt, neid asju on lihtsalt nii palju olnud, et ma niimoodi peast ei oska kindlasti öelda, aga saab välja vaadata. Siis me vahetasime ära selle nupukese. Siin oli muidu siuke tavaline see kroom või kuidas seda nimetatakse. Ühesõnaga selle. Siis panime sellise dušiklaasi. Või noh, lasime panna, me ei pannud ise midagi. Ja noh, siis see duši segisti on veel vana. Et selle vahetame välja, kui see tuleb. Natuke vaatame, võib-olla näitan natuke kaugemalt. Et selline ta sai. Ei tea, ise oleme päris rahul. Päris tore. Võt. Aga täna siis ma ei teagi. Ma arvan, väga palju rohkem ei näe, nii et näeme siis ilmselt homme. Tere hommikust, meil on käes järgmine päev ja ilm on imeilus, nii et ajasime ennast kohe siia terrassile. Eile me siis vaatasimegi Hispaania ja Prantsusmaa mängu, mille Hispaania võitis. Hurraa, me olime Hispaania poolt. Ja siis põhimõtteliselt läksime magama. Mingi 12 paikuses umbes vist. Ja tänane plaan, ma ei teagi, mõtlesime, et võiks midagi teha lastega koos nagu. Ilm on mega ilus. Renno muidugi tahab minna Ülemistesse riideid vaatama. Ilmselt ta tahab minna shoppama. Ta on seda rääkinud juba, ma ei tea, mitu päeva järjest. Et kas ta võib minna, äkki lähme koos. Ja ma tegelikult mõtlesin, et täna võiks minna, samas ilm on nii ilus, et ei taha seda nagu puues olemise peale kuidagi nagu raisata. Nii et nüüd ei teagi. Muidugi üks variant on minna siis, kui Leo magab. Aga ma arvan, et ikkagi ilm on nii ilus, et siin mingitel päevadel näitab vihma, et pigem võib-olla minna siis, kui on need vihmased päevad ja niikuinii midagi teha pole ja siis peaks kuidagi seda aega sisustama. Aga jah, kell on praegu mingi 10 umbes. Meie Leoga oleme üleval. Brianna ja Mihkel magavad. Ilmselt ärkavad ka kohe. Aga kuidagi niimoodi jah, et meie Leoga oleme siin alati hommikul nagu esimesed, kes toimetavad. Leo ärkab esimesena mingi 8 paiku, poole 9 vahel, nii et siis me siin vaikselt ärkame kahekesi. Naljakas, sest ma poleks kunagi arvanud, et minu laps
kes ärkas iga hommik mingi kell 5, no kõige hiljem 6, magaks kunagi mingi 8 või pool 9. äkki. aga näete, siin me oleme jõudnud siiapoole. vot, nii et ma joon siin veel nüüd kohvi, kreemitan ennast siis lapsed sisse või noh, praegu Leo. ja siis vaatame, mis see päev meile toob. ja igaks juhuks, kuigi ma arvan, et enamus teist on väga tublid, siis päiksest tuleb ennast kaitsta. ma just praegu, ma ei tea, mõtlesin jaga, et mina ise kasutan kogu aeg seda 50-st ka Eestis. nii et ei taha mingeid haigusi, ei taha ära põleda. et meil siin päike siin terrassil on tegelikult päris intensiivne ka, nii et kokku määrida, müts pähe panna ja siis saab siin natukene nautida. Otis mis sa loed seal? Hot Wheelsi ajakiri või? jah, on. tunde emad tahan hetkega, kui tahan teha seda, joonistada ägedat. tahad joonistada ägedat? jah, tahan näita mulle ka. oo, seal, seda saab värvida, jah? Hot Wheels või? Laia tikikul. Ma tahan teha seda ton. Vaata. Autot kas Brianna ärkas üles või? jah. no vajuta. number 2. ei, siia. kell helistama. mitu tundi hiljem, aga me oleme jõudnud Ülemistesse. vaatame, seal pole mingid särgid ka muidugi. inimesed ostavad neid hästi pakse nagu laiu pükse. ma tahan nagu neid vaadata. Notist tegelikult saabki võida nagu. see on ilus pluus küll tegelikult. 6-8, 12-13. ma ei näe kus kohas see. sildi peal on 10-11. 12-13. no. aga ma tahan muidugi lühikesed püksid ka. vaatame, äkki leiame. nii, kuidas sul läheb? tuli mu õega shoppama või? ühesõnaga, kell on juba mingisugune 5 läbi ja ma vedasin või venitasin seda aega nii pikaks kui vähegi võimalik, sest ma üldse ei viitsinud tulla, aga Brianna väga tahtis tulla Ülemistesse, on ju? Sina ka tahtsid, või? võtame juua vast midagi, on ju? siin on taga. jah. siin taga, mul ei ole kärus juua, ma pean minema ostma juua, emmel on ilmselt kohvi vaja ka natukene. onju, aga võtame Briannale siit mingid särgid ja mingid püksid ja asjad. onju. no Leo, näita, mis sa valisid. selle või? tule siia. käru on siin, las ta olla seal, ootame kuni Brianna vahetub riideid. ma olen nii väsinud. tahaks midagi head juua. natuke suur sulle vist. näpukas.
lähme? ta tahab ka jääkaru minna. Ma tahan minna neid kitsasid või neid, vaata, meie ees saab vaitada. Ma tahan minna vaatama seda jääkaru. Ja ilmselt tahan vaatama jänkusid minna, kuigi neid ei on, ma ei ole neid väga näinud. Leo, aga mida sina ootad kõige rohkem? No kõige rohkem ei saa. No, Ja tahan hobusega sõita. hobusega tahad sõita? Aga Leo, Okei. hobusega sõitmist ei ole. Kas sa oskad seda üldse tahta? Kiiverga. Kiiver ka pähe ja siis lähed hobusega sõitma või? Ma olen vaata sõitnud hobusega, siis võib-olla tema. Okei. Kell on muidugi 11 juba, nii et ma ei tea, mis kell me jõuame. Jep. Oota, mina räägin. Mina räägin sinisega hobusega. Sinine hobusega tahad sõita. See on omaeda. See ei ole dinosaurus. Ei, oota, see on ninasarvik on see seal just. Mennään palauttaa tulellisesti. Vist vidaks. Meil on oma käru, Leo. See käru, et Läheb vette. Nii, me oleme kodus tagasi. No ikkagi panin Leo magama, kuigi kell on juba 4. Ja siis me mõtlesime, et me käime Mihkliga kiiresti trennis ära. Ja trennis ma pole käinud liiga kaua, nii et kui tuleb tuhin, siis tuleb minna. Aga loomaaed oli täiega tore. Nagu ikka, ma ei tea, lastega on seal alati nii palju tegemist ja neil on nagu nii vahva, nad on nagu juba nii suured, et nad mõlemad nagu naudivad. Leo sai seal joosta ja kõike muud ka, nii et väga-väga vahva päev. Ja mis ma veel mõtlesin? Ma mõtlesin, et ma siis tõmban selle video otsad siit kokku ka, sest mul on niisugune tunne, et see läheb juba liiga pikaks, kuigi siin ainult 2 päeva on vlogitud, aga kuidagi päris palju isegi, nii et olin täitsa tubli. Nii et jah. Mis ma siis oskan soovida teile? Mõnusat suve jätku. Pool suve on ju veel täiesti ees, nii et nautigem seda. Ja et siis näeme varsti jälle. Olge tublid ja tšau!